Tere! Mina olen Kätlin ja tänases videos räägime ostuarvetest. Ostuarveid on võimalik süsteemi sisestada siis menüüpunktis ost-müük ostuarved või siinsamas avalehel valides ostuarved. Uue ostuarve valimiseks sisestame lisa uus. Valime kõigepealt hankija. Hankija saab sisestada siis olemasolevate hankijate nimekirjast või vajutades lisa uus või siis kasutades äriregistri päringut. Peale ostuarve salvestamist lisatakse hankijaga hankijate nimekirja. Arve kuupäev, arve number, maksetähtaeg. Maksetähtaeg võetakse hankija kaardilt, ehk siis kui hankijale on sisestatud maksetähtaeg, siin hetkel meil ei ole, kui sisestame näiteks 7, siis võetakse maksetähtaeg 7 päeva. Viivise protsent, kandekuupäev. Arve sisestamisel on arvekuupäev ja kandekuupäev alati samad ja need saavad erineda ainult juhul, kui siis kasutaja poolt on käsitsi ühte või teist muudetud. Tähele tuleb panna seda, et käibedeklaratsioon koostatakse Smart Accountsis just nimelt kandekuupäevade järgi, ehk et kui arvekuupäev ja kandekuupäev on erinevad või jäävad erinevatesse kuudesse, siis käibedeklaratsioonil võetakse arvesse ikkagi kandekuupäeva. Muuda ladu. Vajalike laoartiklite puhul, kui on tegu laoartiklitega, siis täidetakse muuda ladu lahter automaatselt. Viitenumber, arvevaluuta, objekt, kui soovite arveid objektistada. Igale arvele peab olema kindlasti määratud ka artikkel. Artikli saame valida kas olemasolevate artiklite nimekirjast või siis lisada ostuarvel uue, salvestada üle ja valida siis juba uus artikkel arvele. Valides arvele nüüd laoartikli, siis tekib ka võimalus jaotada lisakulusid. Selleks tuleks siis sisestada see lisakulude summa, mida te soovite jaotada, ning määrata, kas see summa jaotatakse ära arveridade järgi või siis hoopis koguste järgi. Kui mingil põhjusel on tarvis käibemaksusummat muuta, et näiteks erinevate programmide ümardamisest tingitud erinevus käibemaksus on näiteks 1 sent, siis saate käsitsi selle käibemaksusumma siin ära parandada. Soovi korral saate juurde panna originaaldokumendi ehk arve, sisestada mingit siseinfot. Kui arve tasumine on toimunud arve väljastamise hetkel või on näiteks tasunud arve eest aruandev isik, siis võib kasutada siit vastavalt sobivaid makseviise, ka siis sularaha, pangakaart, aruandev isik. Ja aruandva isiku makseviisi kasutamisel märgitakse arve tasutuks, aga võlgnevus aruandva isiku ees võetakse üles kontole arveldused aruandvate isikutega. Kui kõik andmed on arve peal korrektsed, siis võite arve ära salvestada. Ostuarveid tulekski siis üldiselt kasutada kõikide kuludokumentide sisestamisel ehk arved ja tšekid ja lisaks võib ostuarveid kasutada ka kuluaruannetena. Sellisel juhul tuleks lihtsalt see kuluaruanne sisestadagi ühe ostuarvega, mis on seotud aruandva isiku hankijaga ja igale reale näiteks sisestadagi ühe tšeki andmed. Kuluaruannete sisestamisel tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, et kui mõne tehingupartneri lõikes arvete summa ületab 1000 eurot, siis tuleks ikkagi need arved või tšekid siduda süsteemis õige hankijaga. Sellepärast, et vastasel juhul, kui nad on seotud aruandva isiku hankijaga, siis ei ole programmil võimalik enam pidada arvet 1000 euro täitumise kohta ja käibedeklaratsioonile selle tõttu siis arvega ei jõua. Aga kui tegu on selliste tšekkidega, mis kindlasti üle 1000 euro ei lähe tehingupartneri lõikes, siis saab mugavalt kasutada ikkagi ostuarve funktsionaalsust. Täname teid vaatamast ja uute videoteni!